Women in Tech programm adresseerib Telia jaoks ühte üliolulist fookusteemat. Ja selleks on, kuidas naisi meelitada tehnoloogiasektorisse ja just tehnoloogia erialade juurde. Ja miks oluline on? Kahetsusväärselt ainult iga 5 töötaja täna tehnoloogiasektoris on naine ja me teame omast käest, omast kogemusest, et tegelikult mitmekesised tiimid töötavad palju paremini, toimivad palju paremini ja on tulemuslikum. Telia Women in Tech kursus toimus koostöös Targa tööühinguga ja kursuse raames siis oli võimalik kõigil osalejatel läbida iseseisva õppekäigus erinevad ained Coursera platvormil ja lisaks olid neil siis ka erinevad seminarid, kohtumised Telias võimalikel IT-teemadel ja kindlasti oli oma osa ka sellele, et osalejad said omavahel lähemalt tuttavaks ja üksteist toetada. Nii et seda õppemahtu oli circa 200 tundi ja valida oli võimalik siis erinevate teemade vahel, näiteks analüütika, IT-projekti juhtimine ja UX disain. Lõplik valik osutus projekti juhtimise alale, sellepärast, et ma tundsin, et seal on rohkem võimalusi ja ma arvan, et minus on juhi potentsiaali. Otsustasin Women in Tech programmi kandideerida, kuna olen tegemas karjäärimuudatust ning liikumas ettevõtlusvaldkonnast IT-sektorisse. Pärast programmis osalemist olen ma kõige uhkem selle üle, et ma täitsin oma eesmärgi ja sain töö projektijuhina. Selliseid initsiatiive on vaja selle jaoks, et süstida naistesse julgust. Ma kindlasti ei oleks julgenud üldse kandideeridagi projektijuhi kohale, kui ma ei oleks seda kursust läbinud. Ma sain selle programmi läbimisega kindlust, et IT-projekti juhtimine on valdkond, millega ma soovin tulevikus olla seotud, siis hetkel ma pigem ainult neid ametikohti vaatangi. Ma julgustan kõiki naisi sellises programmis osalema, sest et sa leiad siit endale väga häid sõbrannasi, kellega sul on kindlasti palju ühist ja see teekond koos läbida on lihtsalt kogemus kogu eluks. Peaksime naistes enesekindlust süstima, et IT-valdkond ega tehnoloogiasektor üldiselt ei ole nende jaoks midagi ületamatut, kuid võib-olla peaksime me aitama neile andma väikese tõuke, et nad julgeksid selle sammu teha, et jalga ukse vahele panna.